Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Täna on testimiseks meil 2015 aasta Volkswagen Passat Universaal. Tal on 1,6 liitrine diiselmootor, 88 kilovatti, esivedu ning autol endal on siis 17-tallised oluväljad ja siuke huvitav pastellne hall värv. Teeme sellega proovisõidu, vaatame, mis on 3 plussi, 3 miinust ning kellele antud auto tegelikult võiks täpsemalt sobida. Nii, ja nüüd siis natukene sõidukoha pealt selle Passatiga. Tegelikult rehvimüra on jällegi natukene tugev, aga see on suuresti ka sellepärast arvatavasti, et all on talverehvid. Tuulemüra praegu väikestel kiirustel väga ei kuule, seda saame pärast maanteel jälle testida ning vedrustus tegelikult on ka, toimetab päris pehmelt, ei saa midagi väga ette heita. Ainus asi, mis tõesti häirib, on see sama mootori heli, et seal tegelikult isegi ei ole otseselt see mootori müra, vaid vibratsioon, mis sellega tekib, sealt on kuulda, et miskit justkui pläriseb kaasa. Üldiselt ei saa väga palju asju ette heita, sest et auto on ikkagi tegelikult mõeldud ju justkui sellise varustuse juures tarbesõidukiks ja seda teeb ta tegelikult väga hästi. No nii, lõpuks maanteele jõudes praegu kiirendusproovides ütleme, et ega ta ilmselgelt nobe ei ole, aga see 88 kilovatti täitsa ilusti, siuke 40-lt, ütleme 80-ni vedas mõne sekundiga, et kellelegi arvatavasti jalgu sellega ei jää, aga kindlasti kuhugi ringrajale ka pigem ei roniks. Praegu maanteekiirustel siuke 75-80-ga sõites seda rehvimüra, kuna tegu on siis universaaliga, on taga seal pagasniku juures oluliselt rohkem kui sedaanil, aga sellega peab ka arvestama, kui universaali endale võtta, sest et sinna tekib siuke kõlakast. Ja tuulemüra kui sellist väga hullult ei ole kuulda, aga see võib olla ka sellepärast, et osaliselt see rehvimüra siis summutab selle lihtsalt ära. Et rehvimüra jällegi läks natukene kõvemaks, võrreldes linnakiirusega, mis on samamoodi täiesti arusaadav, et suurema kiirusega see muutub. Ning vedrustus samamoodi tegelikult on üpris pehme ja ei saa otseselt tegelikult midagi väga suuresti sõidukoha pealt autole ette heita, ei maanteekiirustel ega ka linnakiirustel. Räägiks natukene ka siis huvitavatest faktidest auto kohta. Üks suur ja oluline fakt selle auto kohta on see, et võrreldes siis eelmise generatsiooni Volkswagen Passatiga on sellel B8 generatsioonil ehituskvaliteet tegelikult oluliselt parem. Samamoodi on nendel autodel paljudel ka süsteem, mis ühtlasel sõidul lülitab välja pooled silindrid, et siis natukene aidata jälle kütust kokku hoida ja tooks välja ka siis antud automaksu. See on üllatavalt väike. Aastamaks on circa 80 eurot sellel konkreetsel autol ja registreerimistasu on circa 370 eurot, mis on jällegi väga mõistlik. Käigukasti koha pealt natukene ka räägiks. Käigukast on siis 7-käiguline DSG topeltsiduriga käigukast. Nagu nende generatsiooni Volkswagenitel ja üldiselt siis vaakgrupi autodel, see madalatel pööretel näiteks ummikutes natukene armastab jõnksutada, aga kui kiirused on juba ütleme siuke 30+, siis tegelikult käiguvahetus on üpris sujuv niimoodi, et seda isegi väga ei tunne. Nüüd vaatame üle ka siis tagumised istmed. Üldiselt ruumiga probleeme pole. Külgedel on siuke huvitav lisapolster, et natuke rohkem hoiab sind istmes kinni. Keskel on ilusti olemas topsihoidjatega käetugi, taga on ka enda kliima mingil määral. Keskel on siin siis ka laadimisvõimalus ja üldiselt väga palju rohkem ei olegi midagi öelda, et ta on, ütleme siuke lihtsalt tarbesõiduk justkui, et mingeid väga suuri mugavusi siit tagant ei leia, aga samas saab ilusti läbitud vahemaa, mis iganes läbida on vaja. Lisaks vaatame üle siis ka esimesed istmed. Rool väga mugav, mõnusa suurusega, nii siis rool ise kui ka see diameeter.
isiklikult väga meeldib see kell, mis siin on, hea siuke lisaväärtus, aga üldiselt ekraan on täiesti normaalse suurusega, kõik vajalikud on siit ilusti ära tehtud, nuputasetus on igati loogilises kohas, väga meeldib see, et käetugi on sisse välja ja üles-alla reguleeritav ja väga palju rohkem ei olegi öelda, et tegelikult on täitsa okei koht, kus istuda ja täitsa normaalse sisustusega sõiduk, millega edasi-tagasi liigelda. Nii, nüüd kokkuvõte. Toon välja siis 3 plussi ja 3 miinust. 3 plussi esiteks, ta on üsna ökonoomne. Tal võiks olla keskmine kütusekulu circa 5-6 liitrit sajale. Teiseks, kogu salong on üpris loogiliselt üles ehitatud. Kõik nupud on üsna loogilises kohas. Ainus, mis võib-olla natukene häirib, on see, et nii-öelda keskmisel ekraanil siis erinevad seaded on kuhugi alamüünidesse ära peidetud, et sellega siis natukene peab harjuma. Ja kolmandaks, ruumikus on üsna hea. Ainukene suurem auto selles klassis ongi Škoda Superb, aga ka sellel kindlasti ei jää ruumikusest puudu, eriti siis pagasiruumi koha pealt, kuna tegu on universaaliga. 3 asja, mis häirivad. Esiteks mind ennast häirib natukene salong. Just selle sama varustuse poolest, nagu salongis siis rääkisime. Teiseks, tal seda mootori müra on salongi üsna palju kosta. Väljast nii palju tegelikult isegi ei kuule seda. Ja kolmandaks, see ei ole otseselt negatiivne, see on siis igal ühel oma, et auto tegelikult on tänavapildis üsna nähtamatu. Neid on väga-väga palju liikvel, aga samas kui seda taga otsid, siis igal juhul soovitan. Ja jõuamegi tegelikult selle punktina, et kellele see auto sobiks, ongi just nendele samadele inimestele, kes tegelikult otsivadki siukest sõidukit, millega igapäevaselt liikuda ja tegelikult millega võib-olla liikluses nii palju siis silma jääks, et saab rahulikult enda toimetused ära teha, ilma et keegi pikalt järele vaataks. Aga näeme juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.